Anton Hansen Tammsaare. Anton Hansen Tammsaare on kirjanik, kes on meie elu ära rikkunud. Enne tema pentaloogia ilmumist jooksid kõik eestlased rõõmsalt Aasal ringi, mängisid laevade pommitamist ja keksu, aga siis tuli tema ja ütles, et kallis inimene, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Ja kohe haarasid kõik viglad ja vikatid, Eestimaal läks lahti üks vihtumine, kaevati kraavi, toodi elektrit, tehti allhankeid. Aga armastus ei paistnud selle töökuhja tagant välja. See Tammsaare kuulus lause, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus, millele ju järgnes tegelikult mõte, et aga armastust ei tulnud, seda ei ole tänini Vargamäel, on tõepoolest üks enim vääriti tõlgendatud ja kasutatud lause Eesti kultuuriloos. Tammsaare on seda mõtet, et kui sa teed tööd ja pühendud millelegi, siis tegelikult sa armastad seda. Lihtsalt see, kuidas teda väga otseselt on tõlgendatud, et kannata, rüga ja küll siis keegi kaunitar sinu ellu astub, vaat nii ta tõesti seda ei mõelnud. Tammsaare ise armastas hoopiski sakslast. Armastus üleüldse on Tammsaare loomingu üks keskseid teemasid. Lemmiktsitaate pärineb romaanist Elu ja armastus, kus Rudolf ütleb siis kõrvuni armunud Irmale sellised laused. Noores eas on eksiarmastus see kõige valusam ja raskem, sest noorelt me kõik usume, et inimene võib eksida ükskõik milles, mitte aga armastuses. Ja selles lauses minu meelest on väga lühidalt mõnes mõttes kokku võetud inimelu ekstikkus, tema unistused ja armastus kui midagi väga määravat inimese elus, nii et ühes lauses on tõesti väga palju Tammsaaret. Tammsaare viimane suurteos oli Põrgupõhja vanapagan. Tal oli plaan kirjutada sellele ka järg, kus vanapagan tuleb linna. Aga enne ta suri ja Eestimaale tulid hoopis teistsugused vanapaganad. Ja neile kutsumata külalistele samuti Tammsaare tekstid meeldisid. Ainuke häda, et 50 aastat loeti nüüd Tammsaaret kui töö- ja maainimse eestkõnelejat. Samal ajal keeras Tammsaare end hauas ringi. Armastus ei tule Vargamäele. Armastus on hoopis teises kohas.